Kõik sai alguse aastast 2018, kui Prantsusmaal kolis esimene perekond 3D prinditud majja. Algselt ehitati väiksemaid maju, garaaže ja suvilaid, siis aga arenes teadus edasi ja aastaks 2025 valmis Eesti esimene 3D prinditud raamatukogu. Raamatukogu asub Narvas ja on 3-korruseline. Seal on palju rõdusid, see on multifunktsionaalne ning loodussõbralik. Välisseinad on tehtud päikesepaneelidest ja kogu sisepind on kaetud 70% ulatuses LED-ekraanidega. Ja see kõik on teinud konverentside korraldamise raamatukogus väga mugavaks, kuna kõik ürituse sisu saab luua nii-öelda seintele ja vastavalt kujundada kas või iga päev erineva välimusega raamatukogu. Raamatukogus on olemas ka innovatsiooni laborid ja erinevad töötoad, kus saab printida 3D printeriga erinevaid asju ja laseriga lõigata ka dekoratsioone. Majas käivad igapäevaselt juhendajad, kes teevad erinevaid töötunde ja see kõik on loonud sellise olukorra, kus erineva vanusegrupiga inimesed soovivad teha omavahel koostööd. Raamatukogu üheks väga oluliseks kohaks on ka kööginurk ja kohvik ning katusel olev roheaed ja roheaia lõid Hiiumaa ametikooli linnaaedniku õppekava õpilased. Kõik, mis kasvab roheaias, kasutatakse ära kohaliku raamatukogu kohvikus ja kööginurgas. Näiteks leidub seal piparmünti, peterselli, küüslauku, sibulat ja saialille. Lisaks sellele on rõdu peal olemas ka 7 mesilastaru ja kogu sealt tulenev meesaak kingitakse aasta lõpus kõige parematele lugejatele. Uskumatu on mõelda sellele, et oli aeg, millal raamatukogu ja lugejad pidid tulema toime kataloogidega, kus ei jälgitud RDA põhimõtteid. Õnneks on nüüd see kõik jäänud minevikku. Agaralt kasutatakse ka pakiautomaadi süsteemi, mis teeb raamatute laenutamise üle Eesti väga kiireks ja väga mugavaks ning Tallinn-Helsingi tunnel on aidanud kaasa ka sellele, et meie tihe koostöö Soomega ja raamatute laenutamine Soomega on väga mugav. Kõik teenused on tänu heale majanduskasvule tasuta ja kõige parem on see, et Eestis on ühtne raamatukogusüsteem, mis vastab rahva, kooli ja teadusraamatukogu vajadustele. Raamatukogu lugejaks registreerimine kui selline on minevik, eriti Eesti kodanikele. Sest nii kui inimene saab isikukoodi, kantakse ta automaatselt raamatukogu süsteemi ja ta saab edaspidi hakata raamatukogu teenuseid tarbima. Raamatute pakiautomaadi süsteemi on üle võtnud droonid. Paljud arvasid, et droonid hakkavad seda tegema juba varem, aga tegelikult nii ei läinud. Sest varem ei suudetud välja töötada biokütust, mis muudaks droonid piisavalt keskkonnasõbralikuks. Inimeste seas on väga levinud laenutada raamatukogust kaasas kantavaid ruume, mis mahuvad kohvrisse ja mida saab kasutada kontoriruumina kodus või reisil. Kord kuus toimub raamatukogus remondikohvik. Remondikohvik viib kokku remondimehed ja katkised asjad, nagu näiteks kodumasinad, mööblid ja robotid. Nii aitame vähendada jäätmete tekkimist. Raamatukogu on elukestva õppe keskpunkt. Keskmine eluiga on praeguseks tõusnud 120 aastani ja tänu meditsiini arengule ja sotsiaalsele heaolule on inimesed aktiivsed elupäevade lõpuni. Automatiseerimine on võtnud üle paljud töökohad ja töönädala pikkuseks on 26 tundi. Tänu sellele jääb inimestel rohkem aega õppimiseks, meelelahutuseks, treeniks, vabatahtlikuks tööks. Ka raamatukogud toetavad vabatahtlikku tööd. Näiteks saavad seeniorid käia abiks üliõpilastel nende õpingutes ja lapsed võivad käia loomadele raamatuid ette lugemas.
Et raamatukogu ruume võimalikult hästi ära kasutada, on teavikud viidud kinnistesse hoidlatesse, kuhu pääseb ainult robot, kes vastavalt lugeja soovile toob sealt välja raamatu ja leiab GPS-i järgi lugeja ja viib selle otse talle. Raamatukogude e-ressursid on kättesaadavad kõikides avalikku teenust pakkuvates asutustes, nagu näiteks riigiasutused, haiglad, koolid ja nii edasi. Keelebarjäär ei ole enam teenuste pakkumisel takistuseks, sest töötajatel on abiks tõlkerobotid. Tere! Mina olen Piret. Töötan Saaremaa infoaias. Üle Eesti on meil infoaedu 150. Osad neist on liikuvad, nii-öelda pop-up aiad, mis kerkivad sinna, kus on nende järele kõige suurem vajadus. Teised, suuremad aiad on alati seal kindlas kohas. Igas aias on vähemalt üks korrastaja. Selle aia korrastaja siin olen mina. Minu ülesandeks on hoolitseda, et infoaias oleks rahulik ja inspireeriv keskkond ja aidata inimestel leida infomaailmast just see kild, mida neil on vaja. Infoaias käiakse selleks, et kohtuda teiste inimestega, saada inspiratsiooni, luua midagi uut. Minu infoaias on kõik valgusküllane ja rohelusse mattunud. Oleme kujundanud spetsiaalsed pargilaadsed alad, kus külastajad saavad loomingulist innustust, suhelda vabas keskkonnas teistega ning soovi korral olla lihtsalt vaikuses ja roheluses. Kogu infoaed on kaetud sensoritega, mis jälgivad kasutajate liikumist ja vajadusi. Sensoritest kogutud informatsiooni kasutab aed enda ümberpaigutamiseks. Tänu sellele on kasutajatel alati hea meie juurde tulla. Meie oleme mäluasutuste järeltulijad. Paberist raamatud, ajakirjad ja ajalehed ei ole enam tavaline nähtus. Paberist teavikud on kõik kinnistes hoidlates, millele pääsevad juurde ainult spetsiaalse hariduse saanud inimesed, näiteks nagu mina. Kogu maailma pärand on digitaalselt vabalt kättesaadav ja robotite poolt ära kirjeldatud, alustades sisust ja lõpetades lõhna ja maitsega. Kuid kuna seda kõike on niivõrd suurtes kogustes, siis selleks olemegi meie korrastajad.